Austatud külalised, ma nüüd vastu selle eelnevalt ettekande, mille pidas professor Juhan Maiste jälle maale tagasi. Meil on tõepoolest suurepärane omadus kõrgemale tõsta igapäeva probleemidest. See on ka väga vajalik ja mõnes mõttes selles töös, mida ma nüüd tutvustan, milles ka Juhan osales, on ka tunda tema mõju. Ma vähemalt loodan niimoodi. Töö nimetust on siin mitu korda juba öeldud ja siin on ka kirjas siis see töögrupp, kes osales, kellega me siis koos seda külade inventuuri ja ehitustingimusi tegime, siis Mart Hiiop, Artes Terve juht ja Helen ka selle büroo liige ning siis meie külalisena Juhan Maiste ja arhitektina siis minu. Seltskond oli võrdlemisi eripalgeline, nagu te juba varem kuulsite siin Juhani sõnavõttu ja siis maastikuarhitektid siis selle büroo liikmed ja mina arhitektina olime ka üsna erinevatel seisukohtadel, nii et selle 2 aasta jooksul, mis me seda tööd tegime, ikka tõsiselt vaidlesime ja olime mitu korda kahe vahel, sellepärast et vaat nüüd seesama taust, mis minul konkreetselt on olnud ise projekteerinud ja ma olen olnud bürokraadi pool, kes tingimusi arhitektile esitab ja selle tõttu ma ka tean, millised ohud ja vead on väga täpsetel tingimustel, mida just mulle tundus Lahemaa rahvuspargi keskust selle töö kaootas. Nii et töö käigus oli meil ka mitmeid vaidlusi just selle üle, kui täpseks konkreetseks me võime oma ehitustingimustega minna. Ja nüüd edaspidi, kui ma tööd tutvustan, siis te pöörate või ma püüan ka tähelepanu ise pöörata, et need 2 olulist asja, mille puhul mina just osaline oli, on siis need väärtushinnangud hoonetele ja ehitustingimused, et need on võrdlemisi üldised. Just selle tõttu, et see külamaastik on nii eripalgeline, need hooned on nii eripalgelised, et nagu ühe vitsaga üheseid tingimusi oleks nagu ei ole õige sääda. Siin on teie ees siis see plaan, mis siis lõpuks töö tulemusena sündis. Lahemaa rahvuspark, need punased laigud on siis need väärtuslikumad külaosad, sellist mustrit nagu Feri Thompson juba 40 aastat tagasi tehtud tööst näitas. Ja tulevad kohe näitan teile täpsemalt siis mõnda nendest küladest, mis on selle arhitektuurivõistluse ühed objektid. Praegu tuli meelde veel see, et kui ma juhtisin tähelepanu sellele, et me tõsiselt püüdsime tingimusi võrdlemisi üldiselt seada, siis meie üks ettepanekud oligi selle töö tegemise ajal see, et korraldada see arhitektuurivõistlus uute hoonete jaoks. Et see annaks nagu ideid, et väga raske on väga konkreetsete pikkuste, laiuste, kõrguste määramisega nüüd öelda see, mis on see arhitektuur, mis sellesse küladesse sobib. Ja töö koosseis on siis teie ees, et nii nagu igasugune uurimustöö pihta hakkab, on kõigepealt siis ajalooline uuring kaartide ja arhiivide näol ja varem tehtud tööde näol. Siis me inventeerisime ja pildistasime kõik Lahemaa külade hooned ja siis tegime siis kokkuvõtte sellest andmebaasist, analüüsisime nende hoonete väärtusi, millest on edaspidi juttu ja määrasime ehitusalad, erineva kategooriaga ehitusalad, kus mida siis teha neis külades võib. Need on kõige lõpuks siis ehitustingimused. Nüüd on teie ees meie töös esitatud 5 külatüüpi, mis Lahemaal välja koorusid. Ma tahtsin veel näidata ja rääkida
7000 hoole ja siis omakorda eluhoolid ja kõrvahoolid vastavad arvud, mis teil ees on. Nii et selles mõttes see inventeerimine jah kestis kaua ja oli, ja ma usun, et on väga hea andmebaas Lahemaa rahvuspargile ka. Nüüd need külastruktuuritüübid. Et põhiliselt sai nad määratud siis ajalooliste kaartide alusel, mis ulatuvad mõnel puhul üsna kaua aega tagasi, aga valdavalt on nad siis 19. sajandist, lausa 20. sajandi algusest. Ja esimene külatüüp, kus on nüüd kõige rangemad ehitusnõuded või tingimused on see põline külaosa, mida me siis nimetame kaitsvaks külaosaks ja mis plaanide peal järgnevalt on roosavärviga tähistatud. Teine tüüp on asundusaegne külaosa, kus on tihendamine, hoonestuse tihendamine lubatud ja see on tähistatud kollase värviga. Ja kolmas tüüp on sisuliselt esimese ja teise külatüübi segu, kus on siis vaheldumisi nii põlistalud kui asundusaegsed talud ja see sarnaneb siis oma ehitustingimuste poolest ka selle teise külaosaga. On veel mõned külaosad määratud 4. ja 5. tüübina, kus on siis nagu uuemad ehitused. See viimane osa tootmisala, mida nüüd väga palju Lahemaa külade osas siiski ei olnud. Ja siin on üks näide nüüd sellest tööst välja võtta näiteks Natturi ja Pedassaare külast. Ma pean ütlema küll, et see tähistus on kummaline selline mull Natturi küla juures, mis tegelikult tähistab siis seda, et see on siis varasem põlistalude osa, kus sisuliselt uute kruntide rajamine on keelatud, välja arvatud need kohad, kus need põlistalud on olnud, kus ka uute hoonete ehitamine ei ole lubatud, välja arvatud neil juhtudel, kui on varasem taluhoone või abihoone elamu koht olemas või fikseeritav ning kaaluda saab siis abihoonete ehitust natuke vabama. Ja kollased tähistavad siis neid uuemaid külaosasid, asundustalu piirkondi, kus ehitustingimused on märksa vabamad ja need on täpselt fikseeritud selles töös. Ja siin on teie ees siis Võhma, Ilumäe, Muukse ja Uusküla väljavõte sellest suurest plaanist ja see suurem lahmakas siin üleval ongi siis Võhma küla, mis on üks teie konkursi objekte ka. Konkreetsemalt siis Võhma küla, kus on siis määratud see piirkond, kuhu ehitada võib. Nende tingimused ma siis varem selgitasin. Teine konkursi objekt on Hiiu Aabla küla, kus on siis mereäärne küla, kus on põhiliselt 20. sajandi alguse hoonestus, aga ka hilisemaid, kus siis uute hoonete rajamine on küll reglementeeritud, kuid teatud tingimustega. Nüüd ehitustingimuste määramise aluseks me otsustasime võtta väärtuslikud ja väga väärtuslikud hooned, mis on selles töös siis ka kõik eraldi tähistatud ja siin on nüüd väljavõte siis sellest, mida me mõtlesime väga väärtusliku hoone all ja neid väärtuslikke ja väga väärtuslikke hooneid oli siis päris suur hulk Lahemaal, 25% umbes. Niisugune määratlemine väärtuslikeks või mitte väga väärtuslikeks on ka niisugune natuke kaheldav asi selles mõttes, et see on alati see väärtuse hindamine on subjektiivne, me oleme võtnud siis kindlad kategooriad aluseks, mille alusel me siis tähistame väga väärtuslikke hooneid. Mis muidugi ei tähenda seda, et ülejäänud 75% Lahemaa külade hoonestusest oleks väärtuslik, kui me igal juhul vältisime seda terminit väärtuslik. Ja üldkokkuvõttes, kui nüüd see 2 aastat tööd
sai tehtud, see mulje Lahemaa küladest järjest muutus vähemalt minu isiklikult paremaks. Ja võib-olla ka selline sallivusaste tõusis, et mis siis, et me siis nüüd välja tõime see 25% väga väärtuslikke hooneid, meile tundus järjest rohkem, et külad on tõepoolest kõik oma muutumises, ajalises muutumises ikkagi äärmiselt väärtuslikud oma arhitektuuri või hoonestuse poolest. No siin on nüüd loetletud, et üks tähtsamaid asju, mida me siis arvestasime, oli see autentsuse väärtus ja vanuse väärtus. Et on ju võimalik välja selgitada väga üldiselt, kas hoone on siis pärineb sellest ajast, kui see külastruktuur tekkis ja päris hästi on ka see autentsus visuaalselt vaadata. Et täitsa tähtis ja üks tähtsamaid kriteeriumi on ka ansambli väärtus, kui me hooned hindasime, et kui hästi on just taluõue ansambel säinud ja milline positsioon või tähtsus on nendel hoonetel just selle ansambli taluõue ansambli säilitatud või kujundamisel. Ja arhitektuuriline väärtus on üks isegi Lellevälja varem ka ütles, selles mõistes nagu arhitektuur, seda mõistame vähem tähtsaid väärtuskategooriaid, sellepärast et üldiselt nende külade arhitektuur on selline traditsiooniline, selles mõistes, et oleksid väga silmapärsed arhitektuurteosed, seal on üsna vähe. Loomulikult kultuurihoone väärtus ka oli siis ilmselt heaoluseks. Ja ma tahan eriti just rõhutada veel kord seda, et me jõudsime järeldusele oma tööga sellisele järeldusele, et neid väga, me võiksime öelda, et kuidagi on destruktiivsed või sobimatud vähemalt kõlades neid hooneid üldiselt on siiski väga vähe. Nii et siin enne küsiti, kes on süüdi milleski või millest midagi on tingitud, et tõenäoliselt on suur osa sellest, kui Lahemaa küla, eks ole, juba 40 aastat tagasi loodi või see 20 aastaspark. Aga ka nende inimestel, kes seal on elanud enne taasiseseisvumist lõpude ajal, kui ka need inimesed, kes seal praegu. Et küla funktsioonid on loomulikult muutunud ja me mitu korda ka rääkisime töö tegemise ajal sellest, et vaata kui kahju, et elu enam külades ei ole, paljudes külades, aga asemele tulnud uued inimesed ja külad on siis valdavalt suvilatena või suvila küladena kasutusel. Ja jõudsime järeldusele, et sellest ei ole mitte midagi, et jumal tänatud, et see nii läinud on, et olles seal näiteks käies seal just eriti nädalavahetustel, nägime me Eestimaa inimesi, kes olid ära tulnud oma linnakorteritest ja tundsid ennast seal suurepäraselt. Kõigepealt see võimalus ennast liigutada, midagi teha, teiseks siis ka ikkagi neid hooneid säilitada selles külas, et see on ikkagi suurepärane. Ja nüüd paar tabelit, mis on töös esitatud ja siin on siis nüüd välja võtta täpselt töös esitatud ehitustingimustest. Kõigepealt siis just see esimene ehitusala, see kõige väärtuslikum ehitusala, kus me oleme siis öelnud seda, et nende kruntide moodustamine ei ole seal lubatud, et hoida seda plaanistruktuuri, mille puhul on just väga oluline kruntide suurus, et säiluksid suured põlistalude krundid, mitte neid tükeldada. Ma ei kujuta ette, võib-olla on, ja muidugi kindlasti on juhusid, kus need põlistalud on tuvastatavad ajalooliste kaartide alusel. Selliseid juhuseid oli ka, et sellised juhul loomulikult uute kruntide moodustamine on ka võimalik. Siis tähtsamatest elumaja ehitamine, et me oleme kirjutanud üsna rangelt, et lubatud on ainult hävinenud elamu asendamiseks elamu ehitamine. Ja diskussiooni on
tekitanud see punkt, et ühel krundil on lubatud üks elamine. See on natuke kaheldav nõue, kuid kui vaadata seda ühe talu õue sellist hoonete paigutus ja mahte eriti, siis vaieldamatult on elanud ju üks eripärasemaid hooneliike, mis domineerib kuidagi ühel krundil. Ja selle tõttu ma arvasin siis seda, et peaks jääma selle juurde ja traditsiooniliselt on see ka nii olnud, ei saa nüüd öelda võib-olla hilisemal perioodil on siiski ka 2 elamut, aga sellisel juhul on tavaliselt vana elanud maajäetud sellest abihoone kujundatud. Et see on siiamaani veel, see nõue on natukene selline, mida peaks võib-olla kuidagi leevendama. Ja just sellel esimesel ehitusalal oleme siis kirjutanud hoonete paigutuse kohta taluõues, et see on ebakorrapärane. Ja siin mingid kindlad reegleid sättida on väga keeruline. Sellepärast ongi üks põhilisi uue hoonestuse rajamise tingimusi ikkagi see, et iga uue hoone projekteerimisele peab eeldama taluõue ja selle ümbruse kontaktvööndi analüüs. Et sellise suure hulga üle 7000 talu nii täpseid ehitusreegleid määrata ei ole võimalik, mis tähendab seda, et ma loodan, et kui rahvuspark ja omavalitsused nad välja projekteerimise tingimused, siis nad suuresti lähtuvad nendest tabelitest, mis me oleme koostanud nendest tingimustest, aga nad kindlasti lisatakse siis sinna juurde, et kui hakatakse projekteerima siis uut hoonet, siis selline analüüs peab kõrval olema, millest lähtutakse. Sest praktiliselt iga küla on erinev ja peaaegu iga küla osa on erinev. Nüüd on konkreetselt ma räägin siis sellest Kõhtma külast, mis on siis kõige rangemalt kaitstav külatiie töös. Me oleme määranud ka elamus suurimad ehitusalused pinnad. See on ka küllalt dikteeriv, aga see on siis aluseks on olnud siis väärtuslikud, väga väärtuslikud hooned ja me oleme andnud siis selle kuni 140 ruutu, näiteks regielamu tüüp. Me oleme pakkunud ka 2 elamutüüpi, üks on siis regielamu tüüp, teine on asunduselamu tüüp. Ta võib siis erinevatel ehitusaladel projekteerida või ehitada. Et üldjuhul sellist olukorda Lahemaa külades ei ole, et on ainult nõutud asunduselamu tüüp ja nõutud regielamu tüüp. Et need külad on niimoodi kujunenud, nendes külades on nii üks või teine elamutüüp alati olemas. Ja harja kõrgus 6-7 meetrit. Katusekalle siis vanemate hoonete puhul kuni 42, et see vahe on võrdlemisi suur minu arust ja uuematel siis 45-45. Palknaudis erinevatel küladel ehitusmaterjal, viimstusmaterjal on erinev, et see on ka välja toodud, kus on rohkem paekivi kasutatud, siis on ka see eraldi esitatud. Üks väga tähtis nõue on elamu või hoonete pikk, just elamute puhul on see välja toodud pikkuse ja laiuse suhe. Et seda peab nüüd konkreetselt järgima, et meil on ka need vahemad üsna suured antud, et jällegi konkreetsel kohal või konkreetses külas on need erinevad, aga üldiselt on ju märgatav see, et rehielamud on olnud oma kindla pikkuse laiuse suhtega abihooned, suuremad abihooned on sellised olnud ja et asumustalu elamute puhul on need suhted natuke teised. Ma arvan, et see on üks põhilisemaid sellise plaani kujundamise näitajaid või nõuded. Siis me oleme andnud ka juurde elamu ühe juurdeehituse mahu, et rehielamu on see väiksem, asundust elamu tüübil suurem. Ja oleme veel selline nõue, et hooned peavad olema vaid ühekorrusetsed ja elamutel on katusalune välja lubatud ehitada. Ja on eraldi rõhutatud seda, et Vahemaa külades ei ole rõdud tüüpiliselt, et neid ei ole lubatud ehitada. Ja oleme välja tulnud ka selle, et
tehases toodetud ümarpalki mitte kasutada. On kõrgused ja nii edasi. Ja abihoonete ehitustingimused, umbes sama põhimõte nagu eelnev. Ja siin on siis jäänud tingimuseks see, et katusekorrused abihoonet mitte välja ehitada, et just hoida nagu sellist traditsioonilist pilti, et elamud siis küll katuse väljaehitustega, aga abihoonet mitte. Ja on veel toodud välja siis see, et väärtuslikel ja väga väärtuslikel abihoonetel on lubatud ka juurdeehitus. Need teised hooned, mis ei ole siis väärtuslikud ja väga väärtuslikud, no nende puhul sisuliselt need esitatud tingimused loomulikult ei kehti. Et need on tavaliselt juba nii palju ümber ehitatud, et seal inimese tingimused on võtnud seal. Ja kokkuvõttes need tingimused, millel me siis nüüd tähelepanu tahaksime pöörata, on siis veel siin esitatud, et mida ma siis ennem varem puutusin, siis see kontaktvööndi analüüs. Et see on nüüd jah, väga oluline. Vanahoone kohad, ajalooline paigutus, traditsioonilised mahud, pindkõrgus, katuse kalle, eriti pikkuse vaimuse suhe ja traditsioonilised ehitusmaterjalid ja värgitoolid. Ja kõige lõpuks nende tingimuste osas tahaksin seda siis veel öelda, et ega Lahemaa nüüd nii väga palju nendes külades neid uute ehituste või vähemalt ei näe, kui nüüd soovijaid, et Lahemaa rahvuspargi on küll rohkem, aga nad ei ole domineerivad. Et kui me neid külasid tahaksime ikkagi järjest paremini hoida, siis tegelikult teine ja järgmine teema on hoopiski olemuslikult hoonete korrastamine. Kuidas nii? Ma loodan, et rahvuspark arendab seda mõtet ka edasi, et me vist, kuidas see nimi oli, Ove teade näidet maja või raamat või midagi sellist. Et plaanis on jätkata sellega, et koostada üks selline igale inimesele kättesaadav vihikul moodi väljaanne, kus on siis tähelepanu korratud, kuidas peab olemas olema tooned hoida. Et kui üldse midagi nagu väga toravat silma hakkab, siis see, mida siin varem ettekandest ka välja toodi, just Neele välja rääkis, kuidas ühe aastaga kaotab üks hoone oma väljanägemise. Ja mitte sellepärast, et inimesed oleksid pahad hakkavad, lihtsalt ei tea, kuidas teha, läheb nõusumine. Nii ma teen ühe niisuguse piltide ülevaate, kus ma siis nagu oma sellisest seisukohast arvates olen välja toonud siis paremad uuseehituste näited, mis sobivad Lahemaa külla ja mõned ka need, mis siis sobib või millega on mingisugust probleemi. Siit algab nüüd üks arhitektitalu. Kas seda Mark on siin? See oli üks esimesi üllatusi ja üks lastest on joonistus sellist toidet pildistatud Mardi talu. Üks väga natuke külastusele, ma loodan, et külastusele siin tuled, siis ta vähemalt ei pane mahaks ühes kohta, publitseerisime seda tore. Siit pilt vaatab vastu veel üks probleem ka, see on see, et kui siin paremal pool on see talukompleks, siis vasak pool sellest maast, mis on otse mere ääres, on siirutatud kruntideks. Ja suurepärane vaade seda külla, eri paistab nagu ikka vähemalt ühendusel olnud. Ja võt nüüd seesama range esimene ehitusala, kus nüüd uusi krunti moodustada ei tohi mujale, kus on olnud põlistanud. Et see nüüd peaks selle siis tagama, et sellele suurele väljale paraku nendele ostetud kruntidele või isikutatud kruntidele hoonestust ei tekiks. Et kui ma enne ütlesin, et me hoonestuse suhtes oma arvustusele suht leebed arhitektuuri suhtes, siis selliste kruntide osas ma usun, et see töö on suureks abiks kruntide, uute kruntide hoonestamise suhtes, mis siiski võib järgida. Ja need samad ongi siis nüüd kõigepealt võtad tüüpide kaudu toon teie ette selle pildi.
külades. Nüüd ongi siis sedasama Mardi talu abihooned ehk vanad võrgukuulid, siis omanik peab kuidagi hakkama saama, et nad sellisena säiliks. See on üks ainulaadsem grupp üldse Lahemaal, kus nad veel on säilinud ja küllap säilivad ka. Sest siin on näha ka üks väga tore selline võte on mõneti säilitatud see, et omanikud lihtsalt tõmbavad turvakopi peale ja natuke ka ja siis nad seisavad küll ja see on läheb edasi. Et võt, kui nüüd need väiksel on tingimustes on ka välja suured ja väikesed abihooned ja üsna tüüpiline on see, et enamus on väiksemad kuulid või aidad, siis kindlasti on talujuures üks suurem abihoone. Ehitusmaterjal on siis erinevaid, erinevates külades erinevad, ühes kohas on puhtalt palkmajad, teinekord on nad juba nagu uuemad ja laudadega üle löödud, aga tihtipeale ka kõrge paekivisookliga või siis osaliselt paekivist. Nii et siin jah, on see erinevus ja traditsioon erinev, aga et üldmulje on see, et üldjuhul on siiski nii, et ühel vanemal taluõuel on siis üks elamu domineerinud ja üks pikk abihoone, väiksem. See on nagu üldreegel, sellest peaks ka kinni pidama, et toida sellist uue struktuuri läheb. Nii, nüüd neid paremaid regielamu tüüpe on ikkagi väga raske seal Lähemal sellisel autentsel kujul üldse leida. Et siin nüüd on mõned näited ja üldjuhul on nad, katusele kate on ammu muudetud, nad on siis laudadega üle löödud hiljem, aga näha on nurkades siiski see valgiseotis laudadega üle kaetud. Tihtipeale on nendele majadele juurde tulnud siis selline veranda või esiku või tuulekoja moodi ehitus on lihtsalt varipatus. Ja neid on siis ka erinevates külades erinevad. Mõnes külas on täiesti erinevad selline tüüd, kus üks osa sellest abihoonest on vaegumist, mõned on siis täiesti palgist rõhutust. Ja no meie ei ole seadnud sellist nõuet, et lugetakse sama kollane seal keskel, et see on nüüd küll hinnatud just selle tõttu väga väärtuslikuks, et ta tähistab seda vana regielamu tüüpi, aga ta on täiesti muutatud, tema välisilme on muudetud, aga kuna neid regielamu tüüpe on nii vähe, siis juba sellisena mahuna on see väga oluline. Mis ei tähenda muidugi seda, et seda hoonet võiks ka ümber ehitada tulevikus, aga ta võib ka sellise väljanägemisega säilitada kui näitajad siis sellisest küla muutumist või hoone muutumisest. Ja see põhiline, mida me üldiselt teame, mis on suuremates külades kui väiksemates asustustalud elamud, mis üldjuhul on oma sellised mahud ju võrdlemisi sarnane. Erinevused on siis värvides, siis veranda suuruses ja tihtipeale on ka märgata seda, et väljaehitused ikka rõdu ja kahel pool maja, nii et see on ka üks põhjus, miks me oleme oma ehitustingimutes lubanud seda, et ei pea nüüd järgima täpselt seda, et ainult üks veranda oleks ühel pool ja neid juurde ehituse võib ka teatud protsendi siis kas teisele poole või ka otsa, kuidas koht on ehitada või planeerida. Ja siin veel küll asutustalude elamud kirjas, aga andnud nurgas siis näha see nõukogudeaegne tüüphoonete elamute elamu, mida on vähem külas üsna tihti ja tänu sellele, et nõukogude ajal kehtisid tüüpprojektid ja nad olid oma kindla suurusega, mitte väga suured, muutused võib-olla mahus see, et katuse valle on märksa suurem, aga nad on sulanud päris hästi nendes suuremates elamuid küladesse. Ja see teine maja on toodud veel kord näiteks sellepärast, et tahan seda rõhutada, et kui nüüd uusi maju hakata projekteerima või teist, siis need Lahemaa majad on ikkagi ääretult tagasi hoidnud oma sellised mahutamatud ja
kallis kujund. Tihtipeale on seal vaid üks aken, mõnikord on seal üks otsas, mõnikord kaevadab veranda kaudu iga praegu kutsutud käia. Aga et selline ääretu lihtsus ja mul on väga üldine soovitus, et kui te projekteerite siin maju, et siis see märksõna võiks olla selline lihtsus, neutraalsus. Samas siis need proportsioonid, mis sellest kõigis võtavad. Mul tuleb meelde hea kolleegi selline aastatagune jutt või soov, mida ta ütleb, et tal on nagu tol ajal veel arhitektuur projekteeritud väga visiibelpaitse kasvu. Tema soov on see, et ta suudaks projekteerida ühe väga lihtsa, tol ajal veel üks talutüüpi, pika lihtsa maja. Et see on niisugune tõeline, aga see ei ole kerge teha lihtsalt pikka ja samas hea tuulid. Ja ka Lahemaa külades on aga tõesti väga harva selliseid silmapaistvamaid hooneid. Nii et peaaegu et igas külas, mitte isegi igas külas, suuremates külades võib-olla üks. Võib-olla nad on kaptenite vaja, nad on hea. Aga sellest suurusest ja sellest uhkusest ei tasuks just uute majade projekteerimisel mitte eeskuju võtta, millele juhtis tähelepanu Leele oma Käsmuküla puhul. Ja siin te näete ka ühte sellist Eesti ajas edasarendus, mis on teatud kohtades ka levinud väga tihti. Ja üks oluline selline ehitis on ka peaaegu igas taluõues, peaaegu igas külas kelder. Neid on nii heas korras kui halvas korras, aga väga hästi kasutatavad, väga tihti kasutatavad ja hästi kordatud, mis näitab seda, et mis külades siis on elu. Ja kõige lõpuks siis varemed. Sellele me jõudsime päris töö lõpus, et me otsustasime määrata väga väärtuslikuks ka varem. Sest kui ta on just taluõues üks vareme koht, elumaja koht, siis ikka ta tähistab selle taluõues unestada paigustuse struktuuri, ta hoiab isegi mingil moel koos selle õueansambli. Tihtipeale on need varemed ka võetud kuidagi kasutusele. Mõnikord on ka võimalik tagasi ehitada, aga mõnikord on need lihtsalt sellised lükke aseme paigad. Et isegi kui ei ole plaan kohe ehitada või kohe korda teha, siis oleme siis rõhutanud seda, et neid tuleb hoida nagu varemed. Ja nüüd mõned näitab just uuematest hoonetest ja mõned kommentaarid juurde, et need on varasemad majad siin, mis on sellised postmodernistlikud sobivalt majad, mille kohta midagi paha minu arust öelda ei ole, et mingil moel neid traditsioone ju kuidagi järgivad, mitte ka väga täpselt, nii natuke täpsemalt, et see on nüüd üks periood, üks vanemat perioodi sellesse külasse ehitamisest. Ja siin tuleb ka meelde üks asi, et me ei ole oma töös öelnud seda, et ilmtingimata peab olema laudis profiiliga või horisontaalne või allvertikaalne, ülehorisontaalne või et oleks nüüd lausa keelatud mingisugused uuemad seinakonstruktsioonid, tähendab selles mõttes, et siin üleval nurgas ongi üks tahutud palkidest või sellist saetud palkidest elamu. Et me leidsime seda, et sellised väga detailsed tingimused uute hoonete puhul ei ole vajalikud, ikkagi pigem üldproportsioonid. Ja mulle tundub, et üks paremini õnnestunud uue ansambli näide on siin. Ma ei ole meelega pannud kusagil juurde külasid ega talusid, sest on kerkinud ka see probleem, et kui sa on kommenteeritud negatiivsed näitab, näiteks, et see on nagu
isikuõiguste rikkumine, et selle tõttu lihtsalt üks kompleks siin näiteks, kus minu arust on enam-vähem neid tingimusi, mida meie oleme mõelnud, ka silmas peetud. Iseasi, kuidas nüüd selle koha oli ajalooliselt, seda ma praegu ei oska öelda, aga mulle tundub, et umbes selline suhteliselt traditsioonilise vormiga elanud ja abihoone, aga samas oma kaunides nii saalikäsitluses kui ka värvis võiks olla üks võimalustest. Või siis selline lahendus, kus on ju lausa kasutatud sedasama, mulle tundub, et see on tõbakapsel ja päris kindlalt, aga sellist katuse viimistlusmaterjali, mis juba praegu traditsiooniks läheb. Ja veel mõned näited. Siin on küll üks luduga maja, aga eelmist olla, et kõik lihtsad ja nad on ka enamus rannakülades, kus ongi ehituse mahud väiksemad kui sisemad. Või siis sellised abihooned, mis veidi meenutavad kaasaegset elamutavad kõikidele abihooned, nii et neid võimalusi jälle selles samas lihtsas vormis on küll. Ja siin on võib-olla natuke niisugused küsitavamad ja problemaatilised sellised uusehitused, kus tõepoolest on nagu otse ja päris püüdnud päris otse jälgida traditsioone. Aga miks ka mitte, et me ei ole küll öelnud seda, et plekkatus võiks olla see katusekattematerjal või ei olnud meil vist üldse katusekattematerjal, ei olnud või nõutud seda seal vähem enda. Et need on sellised mõned nagu koopia moodi, aga vaadake nüüd eriti seda parempoolset ülemist seda verandaga maja, siis järgmine slaid on selline, kus see verandaga see püükhoone on minu meelest teatud sellist järgi ülejärgmine. Ja võt siin on nüüd see palkmaja, mida me siis vähemalt minu tutvusringkond arhitektidest ja turismi juhtides taunib, et see on see nii-öelda pliiatspalk, selline Soome tüüpiline jutumärkides palk. Meie oleme jah oma töösse kirjutanud, et sellised me tahaks mitte vähem näha, mis suured katuse väljaehitused ja siin ongi näha siis just üks viimaseid slaidi majadest, just see vasakpoolne rivi, et alustame alumisest. Et vahel on isegi raske öelda, et tõenäoliselt on selle elamu projekteerimisel kõiki neid nõuded arvestatud, mis on esitatud. Tõenäoliselt on see maja üle meetri kõrgem, et mingisugune selline mingit viidet nagu traditsioonil ei ole, samas ka selle minu silmis vähemalt selle arhitektuursele kujundusele ka nagu pole, et okei, et 2 akent on fassaad on justkui sümmeetriline, 2 akent ja siis keskmine üks väike olla, et puudu on nagu see arhitekti käsi. Ja see on ka üks probleem, mis vähemalt on, et mõnikord teevad neid projekte sellised nurgaarhitekid, aga tihtipeale just sellist projekteeritud maja nagu sellel ülemisel pildil ka jälle, sellel on ka omad probleemid, et see nii-öelda veranda, mis seal olema peaks muutunud juba kõrgeks, aga see isegi ei ole probleem, et pigem siis näiteks see, et see räästas muutus selliseks paksuks ja raskeks just selle katuskorruse soojustamise tõttu. Ja siis see keskmine pilt, kus kohe on näha, et just kui on tahetud verandat sinna ette teha, ja siis on maja seda seinakõrgust või räästakõrgust on ka tõstetud, et saaks siis katus olla selle ruumi. Kõik on nagu justkui imiteerib, aga niisugused viletsal moel. Ja need paremad pildid räägivad ise mida eest. Ja mul on siin 2 viimast slaidi sellised mõned problemaatilised, mille üle võib siis arutada, et või mõelda edasi, et see on vist üle ilmselt vana regielamuga, et esimese hoogu, kui sa peale vaatad, arusaadav, valgust oma ruumidesse ja nii edasi. Ja
saa võib öelda, et arhitektuurselt midagi väga halvasti oleks, aga tekib jälle see küsimus, et kas ikka peab siis nii vähestel taluhoonetel, mis seal on nendel põhistalude hoonetel, kas peab ilmtingimata neid suuri klaase panema. Et võib-olla oleks võinud jätta sellisel kujul, kui ta mitusada aastat tagasi oli. Ja siin on üks selline minu üks lemmikpilt, mis on väga domineeriv vahema. Et inimesed on rahulikult ehitanud ilma projektideta, laiendanud oma abijoonid, nii nagu vaja on olnud, mingisugune traditsioon on elanud või säilinud. Jätame selle tellishoone sealt lõpust ära, aga see 3 ehitusjärku, siis tõenäoliselt saun, mingisugune ait ja kuur, mõjub selles Lahemaa üldises pildis väga hästi. Ja seda enam, et välja toodud väga väärtuslikud loomad. Neid on isegi harvem. Tegelikult tänasest Lahemaast on domineerinud hoopis selline pilt. Ja kui sa 2 aastat need külasid pidi tampinud, siis hakkab see kõik meeldima. Et mõnes mõttes siis tekkis mu see tunne, et laseks inimesed midagi taha, see on korrektne, aga sisemalt tunne selline. Aitäh, Vilja, kas on küsimusi? Mul on isegi 2 küsimust. Esiteks seda Võhtmaa küla päris ettekande alguses, kus oli öeldud, et elamumaid teha ei tohi, elamu sihtotsused määrata ei tohi, kas selle tingimuste järgi on Lahemaa, Võhtmaa küla või mõned teised väärtuslikud külad lõplikku luub seda või? Ei, seal on ikka antud, jah, nende väga väärtuslikud küladega on tõepoolest nii. Et ühtma ei... Ja vaata need tingimused, mis võrkasime. Ei, ma nägin, jah. Ma tahan ühte tõvemdi. Võhtmaa küla näitel. Ei, ma sain aru. Et kas see küla kunagi arenes maja kõrval, eks ole, ühel hetkel 21. sajandil tema suurust on lõplik ja edasi suurendamisele ei kuulu. Jah, küla sees küll, aga mitte väljaspool. Ümber küla. Sest kui me vaatasid seda pilti kogu Lahemaa, eks ole, et siis neid punaseid alasid seal ikka väga palju ei ole. Ja me kaalusime seda ka alati väga tõsiselt, et kui on selline tõesti vana asutus, põlistalude küla, et siis üldjuhul on ka niimoodi, et see ongi oma suuruses välja kujunud. Seal on metsad ümber, kuhu kuni ehitada või mis veel ma ei kuule. Muinsuskaitse. Seal on nii palju vabandust. Seal on lihtsalt nii palju muinsuskaitseobjekte, et ta on Vihula valla üldplaneeringu järgi miljööväärtus. No see konkreetne küla, aga ja, täiesti Võhtmaa kohta oli näite. Aga antud üldiselt oli me püüdsime neid kohti ja me ise ka tundsime niimoodi normaalselt üks asi on seis. Kui vaadata neid teisi külasid, mis on kollased täiesti väga paljus, see piir on nii küsimus. Et jah, üks on siis see, et tihtipeale on ka looduskaitse, sest see töö tegelikult kajastab, eeltöö, et see kajastab ka looduskaitse, see piirang, nii et neid on üsna palju ja seesama metsa küsimus või siis selle ranna mingi Teine küsimus oli üks eelviimaseid slaide, need majad, mille kohta sa ütlesid, et neid kommentaare ei vaja ja kui viitsid tagasi kirjata. Mikrofon tuleks seest ära. Läks meile. Vaat see parempoolne alumine. See maja mulle, aga põhimõtteliselt nagu tingimused on täidetud. Piirkatus on enam kõrge, ma ka natuke kõrge, 6-7 meetrit küll. Kuidas ütleme niisuguseid asju vältida, küsiks nii? Ei ole niisugust tingimust seadnud, et täpselt missugune võib see vitskap olla ja et see on nüüd ikkagi üks tänane seminar, tegelikult teenib seda eesmärki, et see kriteeria intelligentne, et aru saada. Ja ma jätsin ütlema, et sellele väga soovitan, et
siis nüüd selle konkursi puhul või siis ka tulevikus, kui projekteerima hakatakse, siis tuleks ka paar päeva ringi käia ja vaadata ja tunnetada seda. Ma ei oska selle küsimuse, pärast on diskussioon, siis me küsime seda inimest. Ma võin kommenteerida. Ma mäletan nüüd õigesti, siis see projekteerimistingimused on käinud läbi Keskkonnaametist üks mingisugune, nüüd juba 5 või 6 aastat tagasi. Ja tõepoolest on väga märkis, et projekteerimistingimustele vastab, eks ole, et mis puudutab neid väljaehitusi seal, siis mina kui arhitektuuri kauge inimene, aga siis nagu looduskaitse inimesena ütlesin, et avandust väga, et minu meelest meenutab see nagu kioskit ja see arhitekt solmus selle peale ja see oli tellija püha soov selle väljaehitused sellisel kujul saada. Et kuna eraomand on meil nagu puutumad, mida ma siis ikka arhitektide nagu väga vaidanud. Ja omavalitsus ka veel sellega nagu nõus on, siis ikka nii hooned siin ringi. Kui ma ei eksi, võtaks korra mõista, et kioskite katused lagu vast välgist. Jah, see on see küsimus, mille me jätame ikka lahendama, kui jätame juba arhitekti sellisele ka. See on puhtalt omaniku enda nägemus, milline tema kinnistul olev hoonestus välja võiks või peaks nii nägema. Kellegi teise nägema. No selle kohtas Jaak tänast seminari, et kus need eeskujud tulevad, et väga raske on hakata ütlema niimoodi, et ehitustingimus ütleb seda, et see juurde ehitus, mis lubatud on, et see peab olema inimene ka miinikatusega ja sellest madalam ja nii edasi. Aga kui öeldud seda, et lähtuda sellest traditsioonist, mis külades on kas põhinõuded, ta on kirjas, et seda traditsioonid peaks siin läbi lahti. Aga selle konkreetse hoonega on vähemalt selle pluss või positiivne pool, kui seal midagi positiivselt on, et see, et ta on natuke sellises nagu varjatud asetusega, et ta domineerivad maastikus, et kui mööda liikuda, siis ei pruugi tähelega panna. Aga vahel on ka niimoodi, et kui seal tõesti kuskil erandkohas eraldi sellest külast, kus kohal ikkagi ümber kõik traditsioonilised hooned, mis ta siis olla, mis siis seal ikka nii hull on. See kõige hullem ka pole, me peame katus on peal ja pool helgub ka veel kõrgem on. Tõuseb pole ju väga hea. Mind huvitab, kui rääkida sellest kõige vanemast tüübist, kus on veranda, kas pea sissepääs oli verandas või oli ta vaja teisest küljest, sest natukene maa ida poole ma tean, et verandal oli pea sissepääs. Mitte Lahemaal, vaid natukene ida pool on pea sissepääs verandal. No üldiselt ma näitasin ka selliste elamutüüpi, kus tundub, et pea sissepääs või selline igapäeva sissepääs on ikkagi kuskilt mujalt, aga verandasid on ka väga mitmesugused, osa ongi tuulepööre, seotud ikkagi tuules. Et üldjuhul nende asundustalude varasemate nende lahus ehitatud elamute puhul, ütleme, see plaanilahendus on olnud neil ju väga primitiivne, maja on olnud kas 2 jagatud või siis 3 või 4, ja see põhipääs on olnud ikkagi, ütleme, otse kööki. Verandad tekkisid nagu mingisugusel hetkel nagu prestiiži elemendid. Ühesõnaga, nagu mingil hetkel võib-olla mingisuguses mõisas pidi olema näiteks klaver, sest see oli prestiižne. Need verandad tekkisid ka nagu prestiiži elemendid ja sageli nad ei leidnudki niisugust otsest kasutamist, sest tarbekäimine oli ikkagi nagu otse kööki. Hiljem juba tekkis sinna siis kas väike koda ette või see köögist jagunes see koja osa eraldi ära, aga et see hilisemal ajal võib-olla hakati käima verandast sisse, ütleme külaliste jaoks, kus sai nagu puhtasse tuppa, aga see igapäevane oli rohkem ikka
ka diskussiooni aluseks olid, et siin oli peamiselt probleem selles, et siin kas arhitekti roll puudub või on see nõrk või ebaprofessionaalne. Et sellest ka siis väike kriitika, et arhitekti ülesanne vähemalt muinsuskaitse poolt vaadatuna on olla see, kes harib ja nõustab omanikku ja tellijat. Et arhitekt ei ole see, kes joonistab omaniku tahte paberile ja siis jookseb sellega läbi ametkondade. Ja nüüd on nagu see muinsuskaitseblokk on sellega tänaseks siis läbi saanud, et meil on nüüd